täna meil on juba nädal täis, saab nädal täis. Saab täna õhtul, jah. Saab nädal täis Hiinas ja ega me ei ole niisama vedelenud, aga me vaatame ka filme, jätkuvalt vaatame filme ja järgmine film, mida vaatasime, on Illusioon. Ja Illusioon, see on mängufilm, see on üks esimesi mängufilme, mis meie kätte üldse sattus 2007 aastal, siis kui me neid filme hakkasime saama. Ja tõesti selline siiamaani liigutav mängufilm, et ma ei tea, mitmendat korda me seda juba vaatasime. Ma arvan, et 50 või rohkem, võib-olla veel rohkem. Võib-olla veel rohkem, aga vaatamata sellele, et sa kõike juba nagu ette tead ja sa tead, mida oodata ja sa tead, mis toimub, jätkuvalt on huvitav, jätkuvalt on liigutav. Ma ise enda peale olen katsetanud, et kui see film nagu lõppema hakkab, kui ma lõpuosa on, nii-öelda finish on, see on hästi niisugune pingeline ja erutab meeli ja ma arvan, et seekord mind ei mõjuta see ja see alati mõjutab mind. Klomp on kurgus, silmis on pisarad ja see film mõjutab mind, nii et tähendab, ma elan. Sama siin ja mina ei tea, mis seal sellist on. Ilmselt on ikkagi nii sügav. Räägime siis veidikene nagu sellest filmi ideest ka. Et see filmi idee on siis, kandev idee on see, et meie kui läänemaailma inimesed, meid ju juhib Young-printsiip teadvus. See on see, mida me harime. See on edule orienteeritud ja meil on oma edukriteeriumid, et sa pead saama prestiijse töökoha, sa pead olema seal edukas, sul peavad olema mingid mõõdikud, mis sinu edu kirjeldavad, majad, autod, konto pangas. Ja siin ongi tegemist ühe sellise läänemaailma eduproduktiga. Härrasmees Kirk Douglas muuseas mängib väga head rolli. Fantastilise rolli teeb, ta on üle 90 aasta vana ja reaalses elus insuldi üle elanud, aga fantastilise rolli. Ja tema on siis selline, kes ta siis oli, filmirežissöör olnud? Filmirežissöör, jah, kes oli siis oma elu viimastel päevadel, tundidel oma haigevoodis ja vaatas tagasi oma elule. Mõtles järgi, mis tema elust on saanud, kus ta on olnud, kes ta on olnud. Aga vaata, ta niivõrd ei mõelnud ka oma elule, aga seal mängiti nagu selline motiiv läbi, et miks ta hakkas nagu oma elu kaudu ikkagi vaatama teatud episoodidel oli see, et see on niisugune filmilik motiiv, aga selline hästi tehtud, et vot seal surivoodil ta on, tal oli vähk vist, jah, oli juba diagnoositud vähk, tal oli kodus põetaja ka ja vot ta nagu suikus unne ja siis ilmus tema kõrvale tema kunagise toimetaja juba surnud inimese vaim. Ja, aga kui me räägime ikka filmi alguses, siis tegelikult ta väga hästi räägib ka seda algusest, et mis asi üldse film on. Vaata, üks noor ajakirjak on tema juures intervjueeritada ja arutada, mis üldse film on, mis paneb filmi tööle ja siis ta nagu on niisugune hästi enesekindel ja niisugune räägib, mis tema arvad, see on õige ja see ongi nii. Ja siis aeg-ajalt lööb sisse mingi alateadlik impulss. See alateadlik impulss on mingi killud tema enda nagu siis pojast või elust ühest episoodist, millest ta nagu loobunud, millest ta midagi ei tea, vaat see tuli vahepeal sisse. Väga õige ja ta kirjeldabki seda, et pigem see impulss hakkas nagu niipidi tulema, et kui sa intervjueeris ajakirjanik, siis sa ütlesid, mis, et teatud, ta oli siuke erakult, tal ei olnud kunagi peret, tal oli ainult üks hüljatud poeg, eks ole, kuskil kellegi juhusuhtest sündinud poeg ja siis ta ütlebki sellele ajakirjanikule ka, et aga elu ongi nagu skedule, eks ole, kõik ongi nagu siuke päevakava ja see on selline üks projekt järgneb teisele projektile ja seal lihtsalt ei ole aega ega ruumi kõigi inimeste jaoks. Pidas silmas siis abikaasat, lapsi, kõik sellist poolt. Ta ei loonud ümbruse kaitsekihi, et mitte lasta enda ligi seda armastust, see, millest ta kogu filme tegi, seda ta ise oma ellu ei lasknud. Just see oli hästi huvitav ka öelda. Aga miks siis ikkagi täpselt see sama asi, et tema oli selline eduühiskonna produkt, ta ei saanud neid inimesi või selliseid episoode oma ellu lasta sellepärast, et see võis kahjustada tema karjääri. Ja tema staatust ja mis tema tähtis oli. Tema edu, tema karjääri ja tema valis karjääri. Tema valis karjääri ja loobus kõigist nendest inimestest. Ja vot ja siis ta suikuski, eks ole, seal unne ja tuleb see muu maailm ja filmimaailm ja niisugune alateadvusmängu ja ta kohtus siis oma kunagise hea koostööpartneri. Nagu ma aru saan, oli see vist toimetaja. Tema toimetaja kunagi, kes oli juba surnud inimene. Nüüd see toimetaja vaim ilmus tema voodi kõrvale ja tegi talle pakkumuse. Ütles, et tahad, ma näitan sulle sinu hüljatud poja elust lõika ja tõi sellise mõiste, Akassi kroonikat. Mulle väga see mõte meeldis, ehk et
sisuliselt, et kujutage ette, et kõik meie elu läheb nagu filmilindile. Elu ongi film. Jaa, elu ongi film. Kõik meie päevad, kõik meie teod, kõik meie olemine läheb filmilindile, need on Kassi kroonikad. Ja võt, kui sulle ühel hetkel seda näiteks ette mängitakse, et mida seal paistab, siis mida sa siis näed? Aga kas sa ise pole sellele mõelnud, et kui sa vaatad tagasi elule, et missugune on sinu film? Kas see film meeldib sulle, kas sa tahad seda uuesti läbi kogeda või tahaks seda muuta või kui me tihtime käest seda küsimust, et kui sa saaks võimaluse uuesti elada, kas sa elaks oma elu teistmoodi? See ongi selle filmi üks kõige kandvamaid esimesi selliseid mõtteid on aga kujuta ette, et kui sulle ikkagi näidad, keegi tuleb ja ütleb, et võt, sa saadki vaadata kas tervenisti, vaevalt tervenisti, aga võib-olla mingeid olulisi lõike oma elust, et mis pilguga sa vaatad, et kas sa võid vaadata rahulolu tundega, vot see on see, mida ma olengi tahtnud teha, see olengi mina, või tekib kahetsus, et ma tahaks asju teisiti teha. Enamasti tekib meil ju kahetsus, me kangesti arvame, kui midagi teeme teistmoodi, siis meie elu on midagi väga rangelt teistmoodi, siis tegelikult... Me ei julge muudatusigi teha. Ja teine, mis ma veel tahan öelda, et me ei ole ise ennast kõrvalt näinud. Me ei ole ise ennast filmis näinud, et praegu ka ennast videos näha, siis tekib ehmatusšokk. Kas see ole mina, kas selline näen ma välja, kas nii ma räägin, kas nii ma kõnnin, liigutan ja see on ehmatav ja nii äkki näha ennast filmi, me ei kujuta seda hästi ette. Kui me ise kujutame ette ennast mingis filmis, me näeme ennast hoopis teistsugusena, kas siis halvemana või paremana, nagu me enda ette kujutame. Nii et minu arust on see mäng selle alateadvuse ja teadvuse vahel. Nii, ja see mäng algas, aga seal siis see toimetaja vaim ei pakkunud mitte vaadata vanemale härrasmehele lõike tema enda elust, vaid lõike tema hüljatud poja elust, erinevatest eluetappidest, erinevatest eluetappidest. Ja seal alates teismese east, siis kui oli poisi esimene armastuse episood ja hilisemad mingid lõigud, nii, aga mis minule väga imponeeris, et kas panid tähele, mis nüüd hakkas toimuma selle mehega seal voodis, haigevoodis, kellele neid linte oma pojast näidati? See, mis ta rääkis filmi algusest, mis on see filmi süda ja mis asi on siis see armastus ja see romantika, mida me anname filmis edasi, see arusaamine, mis tema muidu pidas tähtsaks arusaamaks muutuma. Tema toimus veel enne surma täielik muutumine, sest tema poeg oli elanud temale risti vastupidist elu. Aga panid tähele, see ei toimunud kohe. Seal oli veel alguses niimoodi, et tegelikult ta hakkas väga isalikult käituma. Aga ei, seda ta teeb valesti. Ei, mis see on jama? Ma oleks talle öelnud, aga talle kogu aeg see toimetaja andis nagu vargsi tuletas talle meelde, et aga sa ju ise hülgasid oma poja. Et kuidas tema oleks pidanudki saama seda isalikku õpetust ja kus tema selle info oleks pidanud saama. Eks? Ja siis, et milline transformatsioon toimus nüüd nende lõikude näitamise kaudu, eks ole, selle vana mehega. Nii, aga võt sa juba puudutasid sellist osa ka nagu see teadvus-alateadvusteema. Ja minu arust üks läbiv idee sellel filmil on just, et kuidas siis me oma elu elame, võt mis seal Kassi kroonikatele saab, mis sinna minu elulindistustele saab, et kas põhiline motiiv, et kas ma elan mõistuse või elan südamega. Kas mõistuse või südamega, kas mind ei ole puhtaid vorme, ma arvan, et ei ole puhtaid vorme, aga kumb siis nagu prevaleerib, et kas mõistusega elav inimene oli siis see isa. Tema oli mõistusega eesmärgistanud, eks ole, mis on tema elus tähtis, eks ole, olla kuulus filmirežissöör, teenida palju raha, omada vara, nii edasi. Ja siis tema poeg. Mul tuleb meeldiks niisugune artikkel, mida ma hiljuti lugesin. See oli austraallase poolt tehtud artikkel, kes oli siis hooldanud aastaid inimesi, kes just enne surma, kes teadsid, kindlasti ära surevad, neid hooldanud. Ja tema tegi niisugust kokkuvõtte, mida inimesed enne surma kõik enam just nagu kahetsevad. Ja siin tuli just välja see, ka siin filmis tuli välja see, et ei lubanud endale olla tema ise, elada oma südame järgi. Et elada, kui sa elad väga teadvuse järgi, siis sa elad väga selle... Et siis võib tulla surivoodil kahetsus. Sest mis kasu, täpselt kahetsus, mis kasu on see, kui ma olen siis nüüd 80 ja peale, ma olen surivoodil, mul on kohutav suur varandus, uhked majad ja mul ei mitte kellegi jagada. Mul pole oma rõõmu ega muret ega midagi kellegiga jagada. Mitte kellegi jagada, mul pole jagada kellegi. Pole armastust elus. Täpselt. Ta ütles ka, vana mees ütles ka, et minu elus pole armastus olnud, selle jaoks ei olnud ruumi. Ja kõige naljakam see, et ta terve elu ju ise nagu siis etendas läbi teistest armastust ja seda vaatas, et üle tegi filme on ju sellest. Ja ise teadmata, mis see on. Ja võt ja nüüd ongi niimoodi, et tema oli valinud selle
mõistuse teest, teadvuse kaudu elada. Aga poeg valis siis vähemalt nendest episoodidest, nendest lintidest, mis seal siis demonstreerib. Mis ka mõjutas tema elu oluliselt. Ja tema valis südamega elamise. Tema leidis teismelise eas oma eluarmastuse juba. Ja see tee ei olnud lihtne, ta sattus vanglasse ja mis seal kõik oli, eks ole. Nii, et ta kasvas kasuperes, sest ta ei olnud oma ema koos ka ei olnud. Ta polnud emaga koos, ta ei olnud isaga koos, ta kasvas kasuperes, ta jõudis nii noorsovanglas olla kui täiskasvanute vanglas olla ja oleks võinud öelda, et aga mis elus on. Mis elus on. Aga ta kogu aeg otsis midagi. Vaata, ta igases episoodis otsis midagi. Ta käis kogu otsingute teel ja ta ei loobunud, kui takistus ette. Ta proovis uuesti ja ta proovis uuesti ja uuesti sai vastu lõugu vahepeal, jälle proovis uuesti ja see nagu siis, see, kes see teine pool oli, see tundis, et see on midagi, mis see nii kõvasti tõmbab. No aga vaata, see ongi nii aktuaalne teema, et kuidas siis elada, et milline kombinatsioon on hea, et kas mõistuse või südamega. Selline läänemaailm, me paraku täna oleme küll siin, eks ole, Hiinas, mis on siis nagu idamaailm, eks. Aga ta on ka läänestunud juba. Mitte, vaevalt, et see nii massiline mõttelaadi see ei muuda. Aga meie kui läänemaailma produktid, siis mida meil rõhutatakse? Sa pead valima õige kooli, et saada õige haridus, õiget haridust on vaja selleks, et saada õige töökoht, prestiižne töökoht. Prestiižset töökohta on vaja selleks, et võimalikult palju saaks laenu võtta ja neid asju osta, eks nii. Väga tore, kui see toob õnne, aga tihti on see nii, et nendes asjades ei pruugi peituda õnne. Ja võib-olla see on ka üks põhjus, on ju imestatud, et läänemaailm rikkused on valdavalt seal. Aga miks siis läänemaailma inimesed ei ole selle juures siis õnnelikud, asjadega ümbritsetud? See on see, et nad nagu see kerivad ina sisse, see individuaalsus võib nii lokkama, et ta ei näegi teist maailma ümber. Ta ei saa ise ennast jagada, ise ennast laiali jaotada, ta ei julge see teha, kui ta ennast laiali jaotab, astub kõige talle peale. Pühib tema peal jalgu. Me oleme tegelikult muidugi aradeks. Aga ma arvan, et ikkagi vaata sellepärast ka, et asjades ei peitugi õnn, et asjad on vajalikud, aga kui ainult põhirõhk nendele pannakse, siis võib olla täpselt samasugune kahetsus kuskil võib-olla elu lõpufaasis, et kas see oligi see, milleks ma elasin, eks nii. Ja isegi ka Eestit, kui me võtame, et Eesti on ju erinevate näitajate pooles, on ka nii toppide tipus, me oleme väga suitsiidsed, me leevendame oma ängi alkoholiga ja mida iganes, eks ole, iga aasta, ma ei tea, alkoholi ja muul koosmõju lukkub inimese liikluses ja ikka oleme esikohal oleme. Ja me oleme igal pool esikohal, et nüüd me joome juba soomlastest ka rohkem, et muidu me kogu aeg ütlesime, et soomlased viivad meie alkoholi ära. See on selline läänemaailm, teadvus, egopõhine teadvus, vot nii, mida me harime. Ja nüüd vastukaaluks selline südamega elamine, kui sa jälgid südamekutset ja südamesoovi, leiad oma töö ja tee ja usu, see katab ja toidab ka sind. Sina, kui sa arvad, et on selline kombinatsioon võimalik? On ikka, siis sa saad ka ju täpselt aru, et mis asju sa vajad oma ellu. Me ei vajagi kõiki asju, just teistab nii nagu on naabri või nagu on meie sugulasel või teisel, me peab kohati imestama, kui kuulata inimeste juttu, et ma ei saa seda teha, sest ma ei saa sind külla kutsuda, sinu kodu pole nii ilus kui sinul, ma ei saa sinu kaasa teha seda, sest mul pole see nii nagu sul, et selline võrdlemine nagu käib, aga naabrist parema ja see jätkub siiamaani ja oli meil vahepeal siin masu, siis jätkub täpselt siiamaani, sest Eesti ühiskonna praegu niivõrd orienteeritud sellele asjade maailmale, et meil inimkontaktid on jäänud nõrgaks, armastusenergia, alateadus on jäänud nõrgaks. Ja see kipub nii olema, et ma veel kord rõhutan, et ilmselt ei ole mitte puhtaid variante ja ei pea sellepärast kuhugi ära kolima, et näiteks, et kui tahad südamega elada, et siis pead Hiina kolimagi, eks ole, ega me käime siin lihtsalt tunnetamas teistsugust mõttelaadi ja maailmavaadet ja oleme nagu selles keskkonnas, aga ma arvan, et see on ka kodust lahkumata, see on sellise otsuse ja valikute küsimus, et see on eelkõige valikute küsimus, et kas ma järgin oma seda südamekutset ja soovi ja mina küll usun, Mina küll usun, et on võimalik leida see oma töö või tee, selle juures nälga jäämata, et vastupidi, et kui sa midagi teed kirglikult, see sind õnnestab, loob sulle hea enesetunde, siis mina usun, et see toob ka leiva lauale. Sa saavutad sellest meisterlikkuse, siis see toob sulle kindlasti veel väga hea määrdega leiva lauale, nii et
et see oma südame järgi elamine, see, et sa paned südame energia selle hiilguse peale. Mul tuleb meelde siin see, kui me räägime Feng Shuist ja tšakratest, siis ka südame tšakral on 3 värvi. On roheline, on roosa ja on kuldne. See roheline on algaja, see, kes otsib oma teed, kas minna teadvust, alateadvust, roosa on see kesktee, kuhu ta läheb, mis pidi, mida ta kogeb oma elus, kuidas ta kasutab oma teadmisi, kogemusi, tarkusi ja ka iseenda südant rakendab oma siis töösse. Ja kuldne on siis see, kes elab siis naudinguga või tõestada, et ma olen õnnelik, kui tegi kahtlust, et ma elan valesti või käitun valesti, kus kaob ära selline kahtlususs selles hinges, mis sööb nagu meie südamekujulisele, südamele nagu augu sisse. Väga õige ja tead, mida mina praegu siin, me oleme keset linnaparki, selline õhtune aeg, rahvas koguneb, juba sõidetakse, tantsitakse, tehakse, plaksutatakse, piitsa lauldakse. Aga teate, miks me siin ka käime, et on üks selline huvitav fenomen selle teadvuse, alateadvuse põhise elamise vahel, et näiteks, et meie ümber toimub elu, aga kõik toimetavad oma asja ja kedagi ei huvita, mida sina siin teed, eks ole, keegi ei tule ütlema, et tee nii või ära, tee naa, aga see polegi nii oluline, aga pigem tunnetada ise, et ma nagu väga tõsiselt mõtlen, et näiteks, et kui lihtsalt ma läheks nagu Tallinnas linnaparki ja hakkaks filmima. Ja paneks kaamera üles ja istuks pargipingi peal ja räägiks kahekesti näiteks sellisest vahvast filmist nagu Illusioon, et tead, see on see teadus, kes hakkab, mida teised arvavad, mis nad nüüd ütlevad, äkki see pole lubatud, äkki keegi tuleb, ütleb, et seda ei tohi teha, eks ole, siis siin, selles keskkonnas järsku sellised mõtted kaovad, sa sulandud sellesse massi ja teedki oma asja ja teised teevad sinu ümber oma asja ja keegi ei ütle, et sa teed õieti või sa teed valesti või mis sa siin üldse teed või mine ära, et sa ei, sellist asja ei ole, müstiline. See on selline tõeline selline kulgemine, eks ole, olemine ja kõik siin ümberringi, kui sa vaatad ringi, on ju rõõmsam meil, sa on õnnelikud. Nii et et ilmselt meie jaoks on ka nagu väga vajalik ja just see illusioonifilm hästi nagu tuletab nagu seda sama kombinatsiooni meelde, see teadvus, alateadvus, eks ole, nii. Mis sellest filmist veel mulle väga meelde oli see, et läbid seda kooksejoon, et see teema, et mis on siis see romantika või siis see armastus? Et kus on see tunne või see niisugune piir, et ja see toodi välja, mis on kõige enam nagu siis populaarsem, see niisugune seen armastusromaanides või ka filmides või siis ka üldse elus, mida tunneme kõige suurda armastust. See on siis, kui on vahemaa, see on see Romeo ja Julia rõdutseen. Romeo ja Julia rõdutseen ja seal see on päris filmi alguses, kus see vana operaator siis seda ajakirjanikule seda ütleb, et vaata, Shakespeare oli väga tark, eks ole, et ta just selle läbi rõdustseeni ta näitab, et kui see distants on vahel, seda suurem on armastus. Ja sealt veel üks väga tähtis mõte sellest filmist just, mis esile kasvab, et mida suurem on armastus, seda kõrgem on hind. Kui sa midagi tahad saada, sa pead ka midagi vastu andma. Ja tegelikult see sama ütlus annab vastuse ka sellele küsimusele, et tegelikult kui sellel pojal siis, see oli tema elu armastus, keda ta teismelise eas juba kohtas, aga 3. lõigu lõpus alles, eks ole, siis kokku sai, siis see tee oligi raske. Aga mis pani teda korduvalt proovile, teate seda kõrgem hind tähendab ka seda, et meid ju kogu aeg proovitakse, kas sa tahad tegelikult või pullid niisama. Ja väga kerge on loobuda. Mitu korda see noormees käis ka talle mõte peast läbi. Ja. Muideks ma hakkasin mõtlema, siis meie enda eludes ja tänava eludes ikka me loobume väga kergelt. Hästi lihtne on loobuda. Sest väga lihtne on uuesti alustada, ja uuesti algusest, ma lähen uuesti. Me ei suuda teha lõpuni. Et ma ise olen ka mõelnud aeg-ajalt, ma teen aeg-ajalt ennast kiusan ka niimoodi, ma teen asja, mis mul ei meeldi teha, aga ma teen see lõpuni. Ükstaspuha, mis see pärast ei ole, mingi tegevus, et sa treenid, hakata tekitama harjumust ja ma lähen lõpuni. Sest siis sa tunned ära kõik need tunded, vastikust, rõõmu, raskust, kergust. Me ei tunne need tunded ära, me koge kõik see, mis käib selle sisse, selle vahemaa sisse. Just see ka, kui sa oled nii armunud, et sul on, ütleme nii, et on pilt on taskus ja sa oled kogu aeg kallimast teema, mis tunne su sees käib, mis lõõmab su sees. Sa oled nõus kõik tegema, et sinna jõuda. Ja sama asja oli ka see filmist tegelikult lõpus käis. Ja see ka lõpus uuesti toodi see rõdutseen toodi uuesti ka filmi lõpus sisse. Toodi uuesti sisse ja see andiski vastuse sellele, et tavamõistus oleks tahtnud öelda, et mis see elu teeb, mis elu ülesanne selle poisi vanglas käinud ja ma ei tea, kus käinud. Aga tema liikus oma elu armastuse suunas ja ta jõudis selleni ja see oligi selle asja hind. Aga tema oli õnnelik, filmi lõpuks oli tema õnnelik. Aga tema isa, siis see kuulus filmioperaator, kes oli kõiki läänemaailma reeglite ja tavade järgi talitanud terve elu, eks ole, siis tema ei olnud seal surimoodil õnnelik.
tema elas väga raskelt üle kõike seda, eks ole, mis tegemata ja vot see on sama, sa seda artiklit meenutasid, eks ole. Tema oli vot täpselt siuke kahetseja. Täpselt sama klassikaline läänemaailma näitaja, mis oli see, et ma ei lubanud oma õnne. Ma elasin ainult ümbritsevate inimeste ja ühiskonna ja teiste arvamuste järgi. Teiste reeglite